Täna vaatame siis seda, kuidas õppida kasutama Notion automatsioone. Ehk siis, kuidas te loote standardsed tööprotseduurid. See on siis võimalus neid tööprotsesse struktureerida, visualiseerida ja jagada. Teie projekt on siis luua oma esimene SOP dokument, ja mis kirjeldab siis konkreetset tööprotsessi või korduvat tööülesannet. Palun minge nüüd lehele notion.com ja tehke endale sinna kasutaja. Ja siis hakkame järjest vaatama, et mis need SOP juhendid on. Ehk siis standardne tööprotseduur, ta oleks teile dokument, mis kirjeldab siis samm-sammult juhiseid, kuidas mingit konkreetset protsessi või ülesannet täita. Ja meie eesmärk on siis tagada, et töö käigus alati ühtemoodi järjepidevalt neid asju tehakse. Ehk siis see dokument vähendab vigade tekkimise riski ja muudab siis tööprotsessid nii-öelda lihtsalt jälgitavaks. Ja loomulikult on need dokumendid levinud siis mitmesugustes valdkondades. Te saate siin selle juhendi järgi nüüd vaadata, kuidas neid luua. Ta on küll ingliskeelne, aga te saate alati panna sinna peale eestikeelsed subtiitrid. Ja siis saate vaadata ka nii-öelda neid automaatikaid. Mis teie ülesanne siis on? Ehk siis luua nüüd uus Notion leht. Avate siis selle Notioni, loote uue lehe ja mille pealkirjaks panete SOP. Ja kirjutate sinna siis ka valitud protsessi nime. Siis alustate struktuuri loomist, ehk siis loote oma dokumendi jaotistega, kus oleks eesmärk, tööriistad ja sammud. Ja kolmandaks siis teete kontrollnimekirja, ehk siis kasutate ülesande loendit, et lisada protsessi põhietapid kontrollnimekirjana, mida saab iga kord täita siis jälgida. Ja siis saate kohandada ja visualiseerida, ehk siis panete visuaalseid elemente, näiteks kas ikoonid, pildid, mingid videod, ja et SOP dokument oleks siis arusaadavam ja meeldivam kasutada. Ja kasutage ka siis nii-öelda neid andmebaase ja filtreid, et seda dokumenti siis automaatselt ajakohastada vastavalt meeskonnaliikmete töövoogudele. Mina olen nüüd siis endale siia kasutaja teinud ja siit saate siis teha selle uue lehe ja paneme siis selleks nimetuseks SOP, nii nagu öeldi. Enter ja nüüd lähete siis järgmisele reale. Nüüd on küsimus, et mida ma siia kirjutaksin. Minu eesmärk on teha digistrateegia ja selleks ma kasutasin siis nüüd ChatGPT abi ja ma tahaksin teha juturoboti projekti. Ehk siis ma olen juba endale siia nii-öelda selle projekti lahti kirjutanud. Ehk siis ma panen siia nüüd selle sisse ja vaatan korra, et kas ma saaksin ka seda siis nii-öelda natuke parandada AI-ga. Nii, vaatame, mis ta siis nüüd mul teeb siin. Hästi. Ta on nagu enda jaoks nagu selles mõttes võib-olla selle, siis ma aktsepteerin ära, et mulle meeldivad need nimetused, mis ta siin on öelnud õppurite asemel õppijad, väga hea. Ja nüüd siis järgmine, et siis ma saan sellega nüüd endale luua nii-öelda selle raamistiku siin. Minu järgmine samm on teha siis nüüd nii-öelda kontrollnimekiri. Kuidas ma selle siia sain? Ehk siis kui ma olin siin nii-öelda real, kus ma saaksin midagi kirjutada, siis ma lihtsalt kirjutan siia teksti kontrollnimekiri. Aga näete, ta on nagu väike. Ehk siis ma saan nüüd teha niimoodi, et kui ma lähen siia teksti peale, siis ma valin, et tast tuleks pealkiri, et siis ta on oluliselt suurem. Ehk siis kas ma valin H1, 2 või 3. Ma võtsin ta siis praegu H1. Ja kui ma tahan ta ära kustutada, siis ma lihtsalt kustutan ta ära. Nii nagu te tavaliselt kuskil dokumendis töötlete seda. Kuidas nüüd saada siis siia see kast? Et minge siia, kus on see plussiga. Ja siin te saate siis nii-öelda täpselt samamoodi valida, missugust nii-öelda alalõiku te tahate teha. Mina tahaksin praegu siis nii-öelda seda to-do listi teha. Nii et sellega siis tekivad teile need nimekirja nimetused. Ehk siis minu jaoks nüüd ongi küsimus, et kui ma panen siia enter, siis tuleb juba järgmine. Et mis on siis nagu need
tegevused, mis nüüd vastavalt siis sellele minu projektile peaksid olema, ehk siis nii-öelda need sammud. Ja need sammud ma siis jälle ChatGPT-ga aitasin teha, ehk siis mis need rakendamise sammud oleksid. Ma kõigepealt peaksin vajaduste eesmärkide määratlemisest peale hakkama hästi. Et ma panen selle siis võib-olla esimeseks, mis oleks vaja ära teha ja siis ma hakkan koguma infot nende küsimuste ja probleemide kohta. Mis ma siis kolmandaks valin siit? See chatbot, mina tahan, et siis nüüd see chatbot kindlasti peaks vastama siis korduma kippuvatele küsimustele. Ja siis ma vaatan järgmised, et mis oleksid need minu sammud, mida ma siit välja valin. Nii et looge teie ka siis enda kontrollnimekiri. Ma olen oma selle kontrollnimekirjaga nüüd päris pikalt tööd teinud ja vaatan nüüd siis ära, et mis on nii-öelda need põhilised asjad, kuidas ma selle projekti nii-öelda tööle saan. Kui ma nüüd vaatan selle ära, et okei, ma olen vajadused eesmärgid määratlenud, ma olen ka kogunud juba infot levinumate küsimuste kohta ja nüüd ma mõtlen, et kuidas ma teda ajakavasse paneksin. Ehk siis selleks te saate siin, kus see plussmärk oli, vaadata, missugust nii-öelda sellist teemat te tahate. Mina panin näiteks praegu esialgu kalendri vaate ja sellega ma siis kirjutasin nii-öelda sellele päevale sisse selle tegevuse, mida ma teha tahtsin. Et allpool siis nüüd näete, ma oma kalendrivaate tegelikult tegin justkui nagu siis ajaliseks ja panin siia ka ühe selle tegevuse. Ehk siis see tegevus oli tehtud 21. Ma lisasin siia ennast praegu, kuigi ka õppeosakond oli sellega seotud ja ma saan siia teha kommentaare. Ma saan seda jagada siis nii-öelda teistega. Ja mida ma siia praegu lisasin, oli siis see dokument, millega 21. näiteks tööd tehti. Ja kui ma klõpsan siia dokumendi peale, siis nagu näete, siia faili on lisatud nii-öelda kõik küsimused, mis siis selle Askli juturobotisse võiksid minna. Ehk siis näiteks esimene küsimus, millal toimub siis vastuvõtt 2025 aastal. Nii et me käisime kõik need nii-öelda teemad läbi, ta ei ole veel nii-öelda lõplik, aga algus on selleks siis tehtud. Nii et seda te saate siis jagada oma meeskonnaliikmetega, kui teha ära siia siis nii-öelda see ajakava. Ja siis teine ongi see, et siis jälgida seda, korra tagasi, et jälgida siis seda, et kui see ülesanne on tehtud, et sa saate siin siis juba selle ära märkida, et hästi, me tegime nüüd selle ära. Nii et mõistlik on vaadata ka siit, kas teile midagi meeldiks. Vaadake üle ka siin nii-öelda need settingud, et ma korra vaatasin siin nii-öelda tiimiliikmeid, et kas neid saaks lisada. Aga siis tuli välja, et kui ma tahaksin teda näiteks panna siia, oletan panen Anne-Mari, siis ma ei saa teda nii-öelda, ma saan talle kutse saata, aga ma ei saa teda liikmeks panna. Et see on siis tähendab seda, et see on tasulises paketis. Aga ma saan talle nii-öelda selleks owneriks nii-öelda määrata. Siin on palju võimalusi, kuidas siis enda jaoks seda ära seadistada. Aga kui ma siin näiteks gruppi panin õppeosakond, et neid liikmeid ma hetkel praegu siia panna ei saa, et ma saaksin nii-öelda siis neid liikmeid enda projekti kutsuda. Vaatame üle korraga siis nii-öelda selle tiimi võimalused, ehk siis kui ma liikmeid paneksin siia tiimi ja kui ma avasin siin nii-öelda seda uut teemat, et siia ma saaksin nüüd siis kirjutada, missugust nagu gruppi ma tahaksin teha. Aga ma tegin siis selle juturoboti ja siin siis panin ikkagi selle Anne-Mari siia ära ja ma sain teda lisada nii-öelda selleks liikmeks. Ehk siis see rolli saab siin ära määrata, et siin siis samamoodi kirjutate selle meili, kellele te tahate seda nii-öelda saata. Ja siis te ennast saate nii-öelda selleks määrata, mis on nagu teie roll. Et kas seal on nii-öelda neid projektijuhte või ei ole, või olete teie see projektijuht.
nii et siit saate siis lisada täpselt samamoodi neid liikmeid sellesse. Mis me siis kokkuvõtteks võime öelda, et tegelikult see Notion on väga selline hea, mis haldaks teie projekte, nad on kõik ühes nii-öelda keskkonnas koos ja siis pange tähele nüüd niipea, kui ma selle juturoboti nii-öelda tiimikanali endale lõin, siis ta juba pakub mulle välja, et saaksin selle võib-olla saata siis teadmiseks tiimiliikmetele, et millega me siin selles kanalis tegeleme ja mis ressursid meil on ja mis meie eesmärk on. Nii et siis siia alla saate hakata nii-öelda lisama neid uusi võimalusi juba. Aga edukat katsetamist!